õpetaja Anne Heinaru. Lugupeetud endised direktorid Andres Elvik kuskil siin, Kalle Uusmaa ja Eero Kalberg. Kallid kolleegid, õpilased ja külalised. Kool on kogukonna süda, tuksuv mootor, mis järjepanu päev päeva järel toob kokku ja sulatab ühte kõik tolle hetke väärtused ja vajakajäämised. Nõnda on kool oma kogukonnale ka lakmustest ja omamoodi diagnostikaaparaat, mis adekvaatselt toob välja kõik head ja vead, mis iseloomustavad seda kogukonda. Tänane kokkusaamine on algussündmus juubeliaastale, millega tähistame 30 aasta möödumist ajast, kui Märjamaa keskkoolis sai Märjamaa gümnaasium, ning 80 aasta möödumist ajast, kui Märjamaa koolis hakati andma täielikku keskharidust. Seejuures teame hästi, et Märjamaa vallakool asutati juba aastal 1864 ja Kroonu algkool aastal 1913 ning et kooliharidust on jagatud siinmail juba 17. sajandi lõpus. Märjamaa kool ja kogukond toetuvad sellele visale ja kohustuse tundlikule tööle, mida meie esivanemad on teinud läbi sajandite, et nii viljapõld kui hariduspõld annaks head saaki. Sellel pinnasel on kasvanud üles palju väärt inimesi, kelle üle saame uhked olla, ning kujunenud väärikaid traditsioone, mida saame alal hoida ja edasi arendada. Keeruliste aegade tuules on saanud mõnikord raputada nii kool kui kogukond. Aga see kõik ei ole vähendanud meie eelkäijate töö väärtust ja meie vastutusel oleva kooli edaspidist arengupotentsiaali. Gustav Suits kirjutas veel enne esimest maailmasõda oma luuletusse Kerkokell järgmised read. Oh kuule, kerkokella lühves, see lööja on su oma lell. Heng nii kui taiva poole püüves, nii rasselt kaibab ikeb kell. Kas kõrd ka kerkokella lühves ei löö vist enam oma lell? Kas kõrd mu aus ka juhvas süvves? Oh kerkokell, oh kerkokell. Täna on tänumeelest mälestamise päev ning seepärast heliseb täna 2 tunni pärast kell 13 Märjamaa kirikutornis hingekell neile, kelle elutöö on jäänud minevikku, kuid sellel elutööl on tähtsus ja tähendus nii oleviku kui tuleviku jaoks. Meenutagem tänumeeles Leonhard Vaidet, kelle lahkumisest saab just täna 30 aastat. Ta tuli Märjamaale õpetajaks 1951. aastal ning üle 30 aasta, aastatel 1957–88 töötas tunnustatud direktorina meie kooli ja kogukonna heaks. Leonhard Vaide ja kindlasti ka kirjanikust õppelajuhataja Harri Jõgisalu pärand aitab meid tänaseni. Kas või selles, et teame, keel on mõtlemise ja eneseväljenduse esmane tööriist. Kui oskame oma keelt kasutada, on meil korras mitte ainult õigekiri ja käänded pöörded, vaid meie tööpäevad on mõtestatumad ja suudame ennast teha arusaadavaks nii iseendale kui teistele. Saadame oma siiraimad tänusõnad mõttes teele kaugele lumisele Võrumaale, Vastseliina kalmistule, kus on austatud koolijuhi viimne puhkepaik. Aga kuuldavalt saame neid tänusõnu välja öelda õpetaja Vaike Vaidele, kes on täna meie hulgas ning kelle elutöö tulemusena on just Märjamaal tegutsenud Eesti kõige suurem koolikoor ja välja kujunenud suur austus koolimuusika ja koorilaulu vastu. Olulisel määral ka sellele tööle toetudes ehitame just praegu uut kodu Märjamaa muusika- ja kunstikoolile. Põhjalikult renoveeritud koolisaalis saame 17. juulil esimese sündmusena tähistada Märjamaa valla koorilaulupäeva ja Vaike Vaide juubelit. Meenutame täna ka Raivo Heinaru, kelle lahkumisest igavikku on möödunud saatuse tahtel vaid 30 päeva. Ta töötas Märjamaa koolis õpetajana aastatel 1976–2000, neist aastatel 1988–2000 ka direktorina. Raivo Heinaru pani treenerina aluse Märjamaa tugevatele korvpallitraditsioonidele. Koolijuhina kandis aga hoolt ja vastutust koolimaja laiendamise eest. Meil on hea meel tervitada meie keskel endist kolleegi õpetaja Anne Heinarut, kellele saavad oma tänusõnu lausada ka need mitu põlvkonda õpilasi, kes õppisid tema käe all kehalist kasvatust ja kodundust. Raivo Heinaru ja tema ametijärglase Andres Elviku töö kooli juhtimisel ja sporditegevuse suunamisel kokku taas 30 aastat rajas väga tugeva vundamendi tänaste suurepäraste sportimisvõimaluste loomiseks Märjamaal. Siiras tänu selle eest.
Täname ka Kalle Uusmaad ja Eero Kalbergi, kes meie kooli juhtides tegid enda tööd täie pühendumisega ja parimaid lahendusi otsides. Kindlasti palume teie kaasamõtlemist ja häid ideid appi ka nüüd, kui kavandame Märjamaa gümnaasiumi õppetegevuse uuendamist ja kogu koolihoone rekonstrueerimist lähiaastatel. Tänutäheks kingime teile väärt lugemisvara. Märjamaa külje all Rangu külas sündinud ja kasvanud ning Märjamaa algkoolis, seega siin koolis, õppinud Eesti-Rootsi majandusteadlase Rudolf Jalaka kirjatööde kogumiku Töö, turg ja tulu. Loodan, et see raamat aitab sisustada teie õhtutunde nii kaasakiskuvate mälestuste kui värskete mõtetega. Pühenduseks on raamatusse kirjutatud tsitaat Lennart Merilt. Tänu ei ole ainult sõna, vaid tunne, mis jääb elama tegudes ja mälestustes. Siiras tänu pühendumuse ja südamega tehtud töö eest meie kooli heaks. Ja ma annan nüüd kätte. Aitäh, Vait ja Vaide! Aitäh, Anne! Aitäh, Kalle Uusmaa! Aitäh, Eero Kalberg! Ja Andres Helmikule anname kohe, kui temaga kohtuma. Kõigi koolijuhtide ja õpetajate töö saab osaks sellest vaimsest alusmüürist, millele tugeneb kool oma pidevas muutumises ja uuenemises. Ka siis, kui töötegijad ise jäävad oma elukaarega juba möödanikku, lõikame selle töö vilju olevikus ja saame sellele tööle toetudes kavandada koolile parima võimaliku tuleviku. Täna on selle tuleviku algushetk. Siin ja praegu oleme kogunenud õpetajate toa kitsastesse oludesse, et seda mälestushetke pidada kiirel moel keset koolipäeva tõtlikku vooru. Aga oktoobris saame uuesti kokku, et kooli aastapäeva tähistades võtta juba rohkem aega ning tunda rõõmu heade inimeste seltskonnast ja meie uuenevast koolimajast. Samal ajal algab siin lähedal tee-ehitus, mis saab olema senise ajaloo suurim avalik investeering Märjamaa vallas. Usun, et selle toel saab kodusest Alevist uuel kasvukursil turvaline aedlinn, kus uued ettevõtted loovad uusi töökohti ja ehitatakse uusi kodusid. Praeguse koolijuhina sean enda tööle ja kogu koolile eesmärgiks, et kui me jõuame kooli aastapäeva tähistamise lõpp-punkti, mis võiks olla Leonhard Vaide 100. sünniaastapäev märtsis 2027, on meie eneseusk ja kooli tuleviku sihiseade saanud uue jõu ja värske hoo. Usun, et siis saab järjest enam olema neid inimesi, nii väikeseid kui suuri, kes jagavad meiega veendumust nii oma kogukonna kui meie kooli kohta. Hea olla, isu tulla. Elagu ja õitsegu Märjamaa gümnaasium! Ma palun siia ette nüüd hea kolleegi Kohila gümnaasiumi direktori Marko Kaljuveeri, et üheskoos alla kirjutada 2 kooli koostööleping Raivo Heinaru jõuluturniiri korraldamiseks korvpallis, väärtustades sellega mõlemad kooli juhtinud tõsise spordimehe mälestust. Ole hea! Ja 13. sõber. Nii. Sõna on Kohila gümnaasiumi direktoril Marko Kaljuveeril. Suur tänu!
Mul on suur au olla siin teie ees. Pean tunnistama, et ma olen esimest korda elus Märjamaa gümnaasiumis ja endine kolleeg Eesti Televisiooni Eesti Rahvusringhäälingu Päevilt Eero Raund, praegune direktor, tegi mulle ka siin ekskursiooni ja ma tutvusin teie kooli tingimustega ja tuleb öelda, et tingimused on tegelikult väga head ja perspektiiv on veel ees. Ehitatakse, renoveeritakse ja minnakse veel sammus edasi, aga täna on juba sportimistingimused teie koolis. No prima, Eesti üks paremaid kohti, kus võib sporti teha ja ma väga loodan, et noored kasutavad neid tingimusi, mida on kool tegelikult neile pakkunud. Sest kui vaatame täna noorte suunas, siis nad peaksid rohkem tegema sporti ja rohkem liikuma, nagu me kõik teame, aga eks me ise pea ka andma rohkem eeskujusid. See, et me siis alustame sellise turniiriga, nendes me mälestame Raivo Heinarut ja mul on väga suur au, et Raivo Heinar oli ka ju Kohila gümnaasiumi direktor ja tänasel päeval töötab ka tema poeg Kaur Heinar meie koolis kehalise kasvatuse õpetajana ja väga tähtis on luua traditsioone ja neid traditsioone tuleb väga hoida. Et see on eelkõige signaal ja sõnum ka noortele, et ka nemad jälgiksid oma eelkäijate töid ja tegemisi. Ja ma meenutan ühte sellist väikest seika oma lapsepõlvest, see vist oli aasta 1976. Ja ma olin väga suur spordihuviline, mu tee lõpuks viiski ju spordimeediasse ning nagu siis sel ajal oli tavaks, noored ju lõikasid välja pilte, tüdrukusid igasuguseid neid huvitavaid teemadega ja kogusid albumit. Aga mina spordihuvilisena lõikasin spordilehest artikleid ja ka Õhtulehest, mis oli väga selline spordilembrine artikleid ja panin kaustikusse. Tulles Kohila gümnaasiumisse, sattus mulle siis see lapsepõlve kaustik kätte, sirvin seda ja vaatan ühte korvpalli meeskonna pilti. Kui ma eksi, oli see pilt siis pedagoogilises instituudi meeskond ja loen nimesid, Rein Pokla ja tuntud nimed seal kõik ja Raivo Heinar. Ja siis ma vaatasin, et vaata, kuidas elu mängib selliseid võimalusi kätte. Ja ma tean, et Raivo Heinar mängis korvpalli koos endise Eesti korvpallikoondise peatreeneri Üllar Kerdega, kellega kursuse kaaslane koos õppisid kõik, et moodustasid hea tagapaari ja see meeskond, pedagoogilise instituudi meeskond, hakkas väga kõvasti vastu Tartu koolkonnale, üldse kus mängisid siis kõik Eesti koondise mängijad ja mul on väga suur rõõm ja au, et Raivo Heinar oli mänguliselt väga sitke, nagu kasutades ka Üllar Kerde termineid, selline mängija, kes tegi kõigi elu raskeks, nii et ma loodan, et see jõuluturniir, mille me koos korraldame ja teeme, see saab väga pika tee ja noored võtavad entusiastlikult sellest osa ja need aastakümnete kaudu võime siis meenutada neid turniiri, neid hetki ja mänge ja võimalusi ja viskeid ja ütleme ka siis möödaviskeid. Siis kui ma siia tuli ja mõtlesin ka selle peale, et läbi aegade üks paremaid korvpallureid, Michael Jordan, on öelnud, et see, et ma nii palju eksisin, ma olen kaotanud tuhandeid mänge, ma olen kaotanud ka otsustavaid viskeid, mis on mulle mängitud, aga see mind tegigi tugevaks. Ja oma noortele öeldes ka koolis pidades kõnesid rääkides, et selline üks ebaõnnestunud kontrolltöö või ebaõnnestunud etteütlus võib tegelikult siin väga palju õpetada, kui sa suudad sellest teha oma järeldused. Nii ka spordis üks kaotus õpetab palju ja ka õppetöös üks selline ebaõnnestumine võib siin tegelikult viia lõppkokkuvõttes võidule ja hea eksami tulemusele, kui sa oled sellest teinud õiged järeldused. Aga veel kord, mul on väga suur au teie ees siin olla, aitäh teile kõigile ja ajame siia ja künname sedasama haridusvagu. Aitäh!
Detsembris toimuvad siis ühel ja samal päeval jõuluturniiri mängud Kohila gümnaasiumis ja siin meie spordihoones ja pärast saab siis teoks ka vähemasti üks sõprusmäng kahe kooli vahel. Et siis saame jõudu tatsada. Aga nüüd ma palun siia õpilase esinduse esindaja. Olge, tulge siia. Leelo Tungal. Igal ühel meist on sõpru mitmeid setmeid ja neid ajapikku juurde tuleb veel. Hea on vahetada sõpradega mõtteid. Olgu kohtudes või olgu kirjadel. Võõraid keeli vabalt kõnelda on vahva. Küllap tead ja küllap veendud veel ja veel. Iga väikse ja iga suure rahva meelest ilusaim on tema emakeel. Emakeel jääb sinu kõrvu helisema, nagu ema sulle omaseks ta saab. Pole ühtki keelt, kus puuduks sõna ema. Ega sellistki, kus puuduks isamaa. Muutub emakeel just nagu sina ise. Elab, tarkust kogub nagu koolilaps. Lihtsaid sõnu teadsid siis, kui olid pisem. Nüüd on mõtted juba läinud keerukaks. Igas keeles kõlab isemoodi ema. Isamaad on veidi erinevad ka. Aga armastus on siiski kõigil sama. Armas ema, emakeel ja isamaa. Selle maali avamise ajaks paneme siia lauale lillede kõrvale selle kooli kroonika raamatu, mille Leonard Vaidi on oma käega kirjutanud ja mis on ammendamatu allikas. Ja siin kõrval on veel ka siis tunnistäht sellest, et eelmisel aastal esimese üldhariduskoolina Eestis Märjamaa gümnaasium sai siis kutsutud eeskuju liikumis Valge õhupall, kus siis on nagu väga paljud riigiasutused, väga paljud organisatsioonid ja esimese üldhariduskoolina on siis meie kool ka seal teiste hulgas.